investeerimine ei ole enamasti rikkaks saamise meetod. Krüpto puhul puudub metoodika hindamaks konkreetse instrumendi sisemist väärtust ja siis võrrelda seda turuhinnaga. Räägime krüptost ka. Sa oled kunagi öelnud, et see ei olegi investeerimine, vaid spekuleerimine hasartmäng ja nüüd siis hiljuti vist tuli info, et Trump on moodustanud siin töörühma, et uurida riikliku krüptovaluuta reservi loomist. Et kas su arvamus on krüptost muutunud ja mis sa täna üldse krüptost või Bitcoinis konkreetsemalt arvad? Ei ole muutunud selles mõttes, et väga sageli tuuakse mind välja kui mingisugust juhtivat krüptoskeptikut. No ma ei ole kuskilt otsast mingisugune juhtiv krüptoskeptik. Ma lihtsalt ütlen, et on niisugune tore asi nagu utility või kasutusväärtus. Nii. Ja kasutusväärtuse osas viimastel aastatel nagu märkimisväärset paranemist nagu olnud ei ole. Ehk siis inimesed on kollektiivselt otsustanud, et sellel on mingisugune väärtus, siis see hind nagu mingisugustes kontekstides liigub. Ja see, et see hind liigub, on iseenesest väga tore. Sellega saab spekuleerida. Aga puuduvad igasugused meetodid hindamaks mingisuguse konkreetse krüptoinstrumendi sisemist väärtust. Ja ma olen täiesti nõus, et igasuguste muude instrumentide sisemise väärtuse hindamine on ka sageli problemaatiline. Aga teatud meetodid on olemas ja üldiselt, kui nii-öelda ajalukku vaadata, siis aktsiate puhul see fundamentaalselt õigustatud hinnatasemed tähendavad palju asju. Võlakirjade puhul on selgelt võimalik aru saada sellest, et millised on need riskid, milline on ettevõtte krediidivõimekus, kõik selles mõttes. See on paigutatav teatud raamidesse ja ajalooliselt need raamid on nagu väga hästi tegelikult mingeid asju näidanud. Nii. Krüpto puhul puudub metoodika hindamaks konkreetse instrumendi sisemist väärtust ja siis võrrelda seda turuhinnaga. Nii. Ja see teeb tast nagu puhtalt spekulatiivse instrumendi. Eks sina Bitcoini tõenäoliselt ei osta kunagi? Ei, selles mõttes. Ta ju liigub ja ma olen spekulendi hingeda. Loomulikult mul on krüptot. Aga see ei tähenda nagu seda, et ma nagu leiaks, et see on mingisugune nii-öelda imeline religioosse väärtusega nagu asi. Mul võib olla ükskõik mida, mille puhul ma leian, et see ühel hetkel nagu mulle huvitavas suunas liigub. Väga paljud inimesed tahavad tegelikult investeerimisega rikkaks saada ja ometigi enamus elavad nagu palgapäevast palgapäevani. Et mis sa arvad, miks see nii on ja mis neil puudu jääb selleks? Ei, kõik tahavad ju rikkaks saada, sellepärast et see rikkaks saamine on selline, kuidas ma nüüd ütlen, see on millegi pärast viimasel ajal meie kultuuris kuidagi nagu kahtlaselt tähtsale kohale tõusnud. Ja teine asi on see, et meil paistab olevat mingisuguseid selliseid huvitavaid näiteid, mis kõigile nagu näkku kargavad, et kuidas ja keegi kuidagi saanud. Aga mul on halbu uudiseid. Investeerimine ei ole enamasti rikkaks saamise meetod. Investeerimine on rikkuse kasvatamise, ostujõu säilitamise meetod tegelikult. Eks tahad öelda, et see sissetulek peab kuskilt tekkima, see kapital peab kuskilt tekkima? Kui sa tahad plahvatuslikku varanduse kasvu, siis plahvatusliku varandusliku kasvu tekitamiseks on teatud võimalused. Esiteks asuda kuritegelikule teele. Kõrged riskid ei soovita kellelegi, vanglas on hullem, kui te ette kujutate. Mina olen ainult raamatust lugenud, ei taha. Nii. Teiseks, abielluda rahaga. Ütleme niimoodi, et meie siin sinuga kahekesi tõkestamatult keskiajale lähenevate meestega suhteliselt raske. Ja üldiselt need, kes on seda teinud ja ka edukalt, kipuvad vahete vahel pärast ütlema, et see raha ei olnud seda väärt ja selle raha teenimiseks võiks olla ka nagu mingeid lihtsamaid meetodeid. Ja siis on ettevõtlus. Plahvatusliku rikkuse kasv tuleneb ikkagi ettevõtlusest. See, et keegi siis nii-öelda on oma majanduslikku situatsiooni parandanud nii-öelda investeerimisega,
ja eriti spekuleerimisega, see on ikkagi pigem ma ütleksin, need, kes on ettevõtlusega plahvatuslikult oma olukorda paranenud, on ikka dramaatiliselt rohkem kui neid, kes on seda teinud läbi investeerimise või spekuleerimise. Ma ütleks mulle seda, et see tegelikult käivad nagu käsi käes, eks ju, et ma tean väga palju investoreid, kes ei ole mitte kunagi ettevõtja olnud ja ma tean ka väga palju ettevõtjaid, kes ei ole kunagi investeerinud väljaspool oma ettevõtet. Aga kui sa suudad need kaks maailma nagu kokku panna, et seal võiks olla nagu see edulahendus, et kui sa lood ettevõttega kapitali ja oskad ka investeerida väljaspool oma äri, siis sealt võiks tulla see lahendus. Sealt põhimõtteliselt aga siit me jõuame jällegi selleni, et kus kohas see plahvatus tuli. Väga palju siuke fugaasi, et ma panen palgast raha kõrvale ja hakkan valima üksikaksed ja loodan, et see ongi see valem. Sellega õnnestumise tõenäosus on erakordselt madal. Sellepärast, et nagu küsimus, et okei, hakkad valima üksikakseid, alustad üksikaksete valimisega. On küsimus, et mis on sinu konkurentsieelis saali täite 70 tundi nädalas töötavate Red Bulli peal elavate noorte analüütikute ees, kes põhimõtteliselt üritavad ennast Ameerikas nagu tõestada. Kuidas sa leiad üles mingisuguse sellise lihvimata teemanti, mida mitte keegi, mitte kordagi kuskil ei ole üritanud absoluutselt igas suunas lihvida. See on suhteliselt ebatõenäoline, eriti nii-öelda alustaja jaoks. Ja loomulikult põhimõtteliselt need, kes veidi pikemaajaliselt sellega tegelevad, kes on sellega võib-olla tegelenud professionaalselt, kellel on mingisugune, ma ei tea, kas või näiteks krediidianalüüsi taust, võib-olla fundamentaalanalüüsi taust ja sealt üht-teist aeg-ajalt nii-öelda võib-olla nagu leitakse, aga tavalisel inimesel puhas õnnemäng.